teistmoodi, et ma tunnen Kristinit hästi pikalt ja ma olin tegelikult söömishäirete kliinikus Tartus, kui minu arst ütles mulle, et sa peaksid minema baalile. Ma pidasin temaga aru, rääkisime sellest, ma olin 114 kilo sel hetkel ja väga pahuksis iseenda eluga, ma olin tupikus. Mu lähedased olid hästi mures minu pärast. Ja kogu see sõna uus algus tundus klišeena ja ma ei olnud julge minema. Ma kaasasin ühe vahva sõbranna, kes ütles, teeme ära sinu pärast hetkel. Ma olen väga tänulik sellele saarele, see saar võttis mind vastu armastusega, vaikusega. See oli keeruline minu jaoks, aga ma pidin seal silmitsi olema oma hirmudega, ebakindlusega. Ja mul oli valik ainult, kas läbi sellest minna. Kristin nägi väga palju vaeva minuga ja ta ei andnud kordagi alla, sellest ma olen väga tänulik tänaseni. Ja ma julgustan kõiki minema sinna. Mulle meeldib see, et see oli hoitud keskkond minu jaoks ja palju võõraid asju, hingamine, mida ma kartsin. Võib-olla ma olin selle kohta lugenud ja teadlik, aga ma kartsin seda. Tegin seda Gerdi juhendamisel. Ma sain mingid vastused, mu ema surmavastused, enda valupunktid. Ja pärast seda baalit ma nagu mõtlesin, et see oli kingitus endale, mõnes mõttes endale. Ja ma hakkasin seda teed jälgima edasi. Tänaseks ma olen 11 kilo alla võtnud. Ma läksin kehastuudiosse LPG massöörina tööle. Ma olen sellega teemaga varem ka kokku puutunud. Ja ma julgustan kõiki neid naisi, kes minu salongis pikali on. Ja samamoodi on võib-olla hetkel paistes või kehaga konfliktis või mida iganes. Ma julgustan seda teekonda minema täpselt samamoodi, nagu mina alustasin teadmatuses, küsimärgid igal pool. Aga see kollektiiv, nad juhendavad sinna, toetavad sinna, nad on sulle algusest peale lõpuni kaasas ja mis saaks parem olla, kui sa oled hoitud. Sest mina olin väga üksi sel hetkel oma murega. Jah, mul oli meditsiiniline tugi väga tugev, aga oma murega ma olin üksi. Tänaseks ma olen väga hoitud, kantud ja ma julgustan.